tulge kõik augusti lõpus septembris Lätti, võtame Läti alaliidu ka sinna kõrvale ja vaatame seal meie fännitelgis või kuskil räägime sellest asjast, et kas lätlased ei taha eestlastega koos asju teha, ükskõik mis levelil. Meelega te ei teinud ära ka Peep Pahvile, mõni ütles, et see trahv, mis määrati on ulme, 10 000, teine ütles, et õige asja eest saadud. Ta on nüüd ennast käinud ka koolitamas, eks ju, nimetame seda mis iganes, viharaviks või kuidas iganes, eks ju, moodsate tehnoloogiate omandamiseks. Kui palju sulle öeldi, kuule puhka jalga oma ideega 2029 Euroopa meistrivõistluste finaalturniir? Ja head sõbrad Rumeeniast ütlesid ka lauset, aga miks te eestlased kurat nii ausad olete? Miks te kohe ütlete, et teil on see 10 000? Ütle midagi nagu välja ka siis, et mis need päevad endast siis Riias seal kujutavad? On see programm kuidagi täna juba teada ka? Ma arvan, et tulevad kõik ikkagi parimas koosses, ma arvan. Et tuleb see Jokic ka ja tulevad kõik. Tere kõigile! Betsafe spordipodcast läheb suvepuhkusele, aga mitte enne, kui me oleme üle kuulanud ühe mehe, kes tänavusel aastal on olnud pildis võib-olla oma terve elu jooksul kõige rohkem. Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gert Kiili teist korda meie podcastis, aga selgelt põhjusega. Tere! Tere, aitäh kutsumast! No ütleme nii, et kui me suga rääkisime aasta tagasi või natukene rohkem oli sellest, siis ma julgen öelda, et su sugulased teadsid sind, su lähemased sõbrad teadsid sind, mõne korvpalliinimesed teadsid ka ääri-veeri või teadsid päris palju, teadsid sind, aga selle aasta natuke rohkem ajaga on mees teinud omale nime päris palju. Kui sa nüüd nii ütled, et mul ei tõuse see päike minu nabast, või võib-olla kunagi tõusis, aga siis see periood on nagu ümber, et tore kui teatakse nagu põhjusega, et eks ma kunagi korvpalliplatsil, kui ma mängisin ägedates meistriliiga klubides, panin ka pallile paar korda jalaga ja sain ka ajalehte, aga Keila puu ja paradis. Jaa, tipud ikka. Keilas on alati olnud koos ja juhtub alati, aga veel kord, et nii on, et äge, aitäh. Tahaks öelda, mis nagu puhtalt nagu kõrvalt vaatana muutunud on, et ma arvan, et absoluutselt kõik korvpalli inimesed lähemalt kaudsemalt saavad öelda, et see nii-öelda kontori pool on tulnud palju rohkem avalikumaks, kõigiga suheldakse, ma isegi imestan, kust sa selle energia võtad, et kõigiga suhelda, kõigile midagi öelda, reeglina head, et see on täiesti teistmoodi stiil, kui me olime harjunud siiamaani. Aga ma siiski olen arvamusele, et üleöö ei tehta midagi, eks, et enne ka on hästi tehtud, et need tänased tulemused siiski tulevad ju mingi pikaajalise töö ja strateegia pealt, et muidu oleks nagu liiga lihtne, et oled nagu poliitik ütled, et mina nüüd sai võimun ja kõik on nüüd hästi, eks ju, et see on minu moodi lihtsalt rääkida ja mis on põhiline on see, et meil ei ole ju Kossus, eks meil loomulikult on opositsiooni ja nii edasi, aga meil ei ole mingit intriigi ja me ju pingutamegi ja teemegi tööd ja südamega ja nii edasi, et meil ei ole mingit kahetist mängu või midagi sellist, et see ongi tänane aegruum. Korvpall elab tõesti praegu võib-olla oma parimaid aegu siin viimaste aastate jooksul ja me räägime kindlasti eraldi nii-öelda plokkide kaupa. Hakkame kodusest liigast peale, mis üsna värskelt on lõppenud, lõppes BC Kalev Cramo võiduga. Eile, kui me täna räägime seda juttu, eile tulid välja numbrid, ma kõiki peast ei mäleta, aga napilt alla 100 000 inimese käis vaatamas Eesti klubide mänge. Uus rekord taas ja keskmine publiku arv ka uus rekord. Ülioluline puusletükk, sellepärast, et Crème Brûlée või kirstordil koondis ikkagi mängib liiga vähe korvpallifännide jaoks, et see, kuidas me teeme seda kodust liigat, eks ju, see on korvpalli nähtavuse osas nagu väga oluline nurgakivi, et kahju, nüüd tulin tagasi selle algusjutu juurde, kui sa ütled, keegi ei mäleta mind, ma olin, ja jube vaikselt olen ka oma asju teinud, et ma olin esimest korda korvpalliliidus siis, kui toimus ehitustööriista ja Tartu finaal, selle aja vist Saku Suureli nimelises, kus oli motovõistlused ümber ja isegi trepid olid täis, ehk siis, et seekord jäi mõni vaba koht Tondirabas siiski veel alles, ehk siis, et on mille nimel nagu pingutada, aga nüüd see nali kokkuvõtta ongi see, et me oleme sinna kodusesse liigasse tegelikult pannud palju. Nii klubid, nii alaliit ja alustame sellest, et mingid aastad tagasi meil oli ju täitsa erileerid seal, et kõigepealt oli vaja need leerid panna 9, eks ju, saada aru, et tihtilugu me võrdleme võrreldamatut, rääkides mingit, ma ei tea, Euroliiga või NBA mingit rahadest ja asjadest, eks ju, et paneme endale eesmärgid ja teeme eesmärgid siis ja täidame neid mõlemad.
ja täna tundub, et see kannab vilja, et kõik pingutavad ja numbrid on ju siis samamoodi nagu äris on raha, on meie mõistes nagu numbrid, loodame, et ka kunagi saab see olema raha, eks ju, pealtvõtte numbrid ja vaadatavuse numbrid, et ju need tõestavad, et see pingutus on läinud asjad. Tartul siis kõige suuremad publiku numbrid, see on olnud ikkagi läbivalt nii ja Tartu tõmbas vist äkki keskmiseks 1000. Üle 1000 juba, ma arvan, see on siis Eesti spordi ikkagi rekord ja mis oli eriti äge oli see, et kui ma 4. finaalil olime Tartus, siis selja taga olid, eks ju, rektor, kantsler, linnapea, kes sõitsid saale, nad sõitsid ka Tallinnasse tagasi. Kuidas nad kaasa sellel elasid, kui palju see nagu korda läks. Vot see läks mulle ka korda, et see läks südamesse ja Graamol siin Tallinnas ja nii edasi, eks ju, et aga loomulikult on vaja ka nagu intriigi, loomulikult on vaja põnevust, eks ju, ja täna on ikkagi juba poolfinaalidest oli see põnevus ikkagi üleval ja isegi juba veerandfinaalidest, eks ju, et nüüd oleks vaja ka Läti Eesti liigas lätlastel selgprügiseks teha ükskord ja see tiitel jälle siia Eestisse tuua. No see võiks olla mingi eesmärk küll, ka Henri Ausmaa ütles, et võib-olla ainukene selle aasta nii-öelda miinusega märk on see, et meid 2 meeskonda seal play-offides oli, aga kokkuvõttes see oli ka võib-olla paari mängu küsimus, millest on palju räägitud, et neid oleks olla 3 või 4. Loomulikult, aga ega ei saagi olla endaga rahul. Ei saa olla Eesti-Läti tulemustega rahul, aga et rääkida nüüd, et mingist katastroofist ja krahhist, nagu siin üks ajakirjanik armastas rääkida, siis ega tegelikult klikid ja laikid loevad, aga seda ma niimoodi ka ei näe, et ongi, üks aasta on niimoodi, üks aasta on namoodi, aga kui see on pikalt niimoodi, eks ju, siis on jama. Kas see jutt, mis lahti läks pärast kohe seda selgumist, et me oleme Eesti-Läti liigas play-offis 2 meeskonnaga, et kurat, lätlased ei tahagi meid varsti enam, kui me nii pasad oleme, see kuidagi siin nagu üldse nagu kõigutus ka, või said sa aru, et see on tõsiselt võetav jutt või mitte? Tulge kõik augusti lõpus septembris Lätti, võtame Läti alaliidu ka sinna kõrvale ja vaatame seal meie fännitelgis või kuskil räägime sellest asjast, et kas lätlased ei taha eestlastega koos asju teha, kõik mis levelil tahavad küll ja kõik me saame aru, et see Eesti-Läti liiga ongi see meie korvpalli üks puust olnud, et siin omaette puristades 7 ringi ja rääkides veel, et võtame väiksemad kohad, et siis on kõik nagu korvpallikaardil ja nii edasi, sorry, mina ei osta seda ära, mina ostan Eesti-Läti liigat ära, mina ostan ära kvaliteeti versus kvantiteeti. Delfi kajastajana koos Inspiraga väga nii-öelda aastaid teinud paaris rakendist tööd. Delfi sai uue lepingu, nii-öelda küsib jälle selline televaataja, et kas televiisorist see ei tulegi korvpalli? Aga vaata, see vist on ka niimoodi, et ega me ajaga kaasas käima, et see added value channel, eks see on ka mujal maailmas tihtilugu niimoodi, et ma arvan, et korvpalli nähtavus teles ja veebis ei jää selle taha, et seda ei leita ülesse või sul ei ole mingit seda kaablijuhet seal õiget, et leitakse ülesse. Ma olen nagu 100% veendunud ja tuginedes ka numbritele, ka seal numbritele. Ja mitte siinkohal ma ei taha kuidagi kedagi halvustada, aga kes on siis, eks ju, vabalevis mõni liiga ja nii edasi, siis meie numbrid on paremad, et ehk siis, kui sul on hea toode, siin leitakse üles. Räägime numbritest, kui me rääksime nii-öelda publiku numbritest saalis, mis on tõusnud, palju siis, ütleme, Delfi Inspira numbrid on tõusnud? Delfi boostis jällegi, sealt tuli üks 30% kasv, eks nad peavad seda ise ütlema, et mõlemad on ju börsifirmad, eks ju, seal me neid komakohtadega ei saa öelda, aga need on, ütleme nii, et kui me alustasime seda projekti, see oli see 1000 juures, siis jõudsime 2000-ni, jõudsime 3000-ni, nüüd me oleme seal nagu järgmises sammus, eks ju, et Delfis tahaks kindlasti jõuda selle tootega kunagi 5-kohaliseks, siis ma arvan, me oleme teinud head tööd. Ja kui ma nüüd räägin Teliast, siis seal on ikkagi 10 000 juba. Ja see on tegelikult Eesti spordis siiski, kui me jätame kõrvale siis nagu ERR ja spordiuudised ja võib-olla ka TV6 ja meeste rahvuskoondise, siis on ta ikkagi päris arvestatav toode. Kahtlemata. Jalgpalliliit täna teeb, või jalgpall teeb täna siis presidendi kampaaniat, täna veel teeb ja seal on tulnud arutusele nii-öelda eraldi liiga alaliidust sõltumata. Kas Eesti korvpallis on kuidagi üldse mõeldav selline asi ka, et liiga võiks olla täitsa eraldiseisev asi? Ma tean, et igasuguseid jutte on proovitud teha. Ega see on ju olnudki. See on isegi olnud, et ma arvan jällegi, kui keegi tahab ja ta suudab, anku minna, eks kui teeb paremini seda. Ehk et liiga on saadaval.
kõik läbirääkimiste küsimus, aga siiski Eesti meistrivõistlusi ja meistritiitleid antakse välja siiski alaliidu egiidi all, eks ju, sellisel juhul peab olema see koostöös, eks ju, nagu Leedus siiski on see LKL, ükskõik kui palju nad ei astu eri jalga ja ei oma võib-olla erinevat rahakotti, siis teatud asjad on seal ikkagi kokku lepitud, aga ma arvan, et me oleme liiga väiksed, et seda puristada ja üksteise vahel nagu kogu aeg kembelda, ühe selle sama raha pärast võidelda ja nii edasi, et pigem on asju koos tehes ja seda on näidanud ka korvpalli asjaajamine, et üheskoos koos tehes on võimalik ka siin väiksel turul teha ikkagi suuri asju. Kas on meil mingi mudel ka, mõne nii-öelda, kelle järgi me teeme, kes võiks olla eeskujuks meil, on see sama Leedu? Mul head on Leedu LKL-il me tegimegi lihtsalt just nüüd mingi poolteist tagasi Leedu liiga juhiga ühe niisuguse konferentskooli, et aru saada ka numbreid ja osata nende numbrite taga siis ka nagu näha, või siis puude taga näha ka metsa, eks ju, et siis kerge on lugeda kuskilt mingis ingliskeelset korvpallisaidilt, et Leedu liiga tegi 1,2 miljonit telelepingu, eks ju. Siis selle 1,2 miljonilise telelepingu taga tegelikult on see, et liiga võtab enda peale kogu produktsiooni ja asja, eks ju, mis sina meediainimesed tead, et sul jääb lõpus võib-olla sealt jääb midagi näppude vahele, aga enamus paned sa sinna siiski nagu hakkama, eks ju, et me oleme päris huvitav liiga sellepärast, et me oleme suur liiga, 15 võistkonda Eesti-Läti liigas, eks ju, ja me teeme selle liiga nagu sarnaste liigadega, kus on, ma ei tea, ACB ja kus iganes, veel on neid ju 15-16 võistkonnaga liigasi ja isegi suuremaid, aga me teeme selle ära oktoobrist märtsini, et jätta õhku ja aega ka koduse liiga nagu siis meistritiitli väljamängimiseks. Ehk siis, et see tihedus, see mängude arv ja nii edasi, see on päris challenging ja teatud klubid ikkagi ja me kahe käega pooldame seda, lähevad ju ikkagi ka eurosarjadesse veel endale karastusi ja ka vitsasi saama, et panna see siis sellesse ajaaknasse, see on korraldajatele päris suur väljakutse. Tuleb see aasta liigasse Eesti meeskondi juurde? Seda näeme kuu lõpuks, et Reinar Alliku korvpallikool käis teiste klubide ees meil nõustamisel või nii-öelda nagu ennast presenteerimas, eks ju, ja nüüd on tal aega, tal on juriidiliselt õigus tulla liigasse. Aga... Pigem on linna pealt kuulda, et suund on, et ikkagi tuhka mööda läinud. Aga see on ka nagu, mis on nagu ajas muutunud ka, me peame ka enda vastu nagu ausad olema, eks ju, et see liiga, kus sa mängid, seda liigat sa ei mängi 100 000-ga. See nõuab nagu raha, finantse ja seal ei ole mõtet teha ju üheaastaseid projekte, eks ju, sest et need on ka tuulde visatud raha, eks ju, et kui täna nagu esiliiga võitjana, eks ju, peaks nagu tiivad kandma, aga kui see kõik see mudel veel nagu välja ei mängi, siis ma ei nimetaks seda nagu Reinar Alliku korvpallikooli nagu altminekuks või midagi sellist, et tuleb oma aeg siis järelikult, aga ma ei jookse asjadest ette, et tal on õigus kuu lõpuni sinna liigasse tulla. Raplast kadus Jaak Karp, kes Raplat juba sellel koosolekul esindas siis? Ei, Jaak oli olemas muidugi, selles mõttes jah, Jaak oli olemas, aga see Rapla on eraldi ja Rapla nimel mina tahaks küll võidelda, sest korvpallikaart on väga oluline, et see ei ole ainult Tallinna Tartu, eks. Miks sa ütlesid, et sa peab võitlema, et tundub, et on vaja võidelda või? Nad teevad väikses kohas ikkagi suurt asja. Sealt tuleb ta anda nagu enda energiat, võimalusel oma kontakte ja nii edasi inimesteni viia, et see finantspool seal nagu kokku jookseks, eks ju. Ja teine midagi, mis on Rapla kohal väga oluline, on see, et kes siis võtab need Jaagu kingad. Et kes võtab need kingad ja tahab seda ja seal on 1-2 kandidaati, ma tean taustal. Aga las olla see ikkagi Jaagu ja Rapla show, mitte Gerdi kuskil podcastis välja öelda. Aga seda sa saad öelda, et nad järgmine aasta ikkagi tulevad meeskonnaga peale? Pigem usun, et tulevad. Alati on ju võimalus, et ei tule, aga Rapla on selline toode, et ma usun, et nad on olemas ka järgmine ülemine aasta meistriliigas. Pärnu emotsionaalne Johan Kärp nüüd väga värskelt on andnud intervjuud ja mulle tundub, et ta läheb paremini meeskonna koostamine kui võib-olla viimastel aastatel üldse. Ehk et uued toetajad, suured tänud kõigile, kes toetavad korvpalli ja sporti üldse ja vist saab isegi eelarve suuremaks, vähemalt viimases intervjuus sai nii välja loetud, kui tal see siiamaani olnud on. Teiega leppis ka ära, ma saan aru, et emotsionaalselt oli vahepeal võib-olla päris kuri, aga John jätkab. Me ei ole sellised venud, meil nagu riiduleme, John on väga emotsionaalne vend, et äge kuju ja et neid oleks korvpallis rohkem, et
noh, teatud asju tuleb lihtsalt andestada elus, noh, et sa ei saa rusikast taskus käia, et ja tihtilugu seal ise olles selles asjas nagu sees, noh, mõtlen siin kontekstis nagu Johni, eks ju, ja siis teine olen mina, eks ju, kes iganes siin Tallinnast vaatab, eks ju, asju, et noh, ei tundu nii hirmus see asi kõik, aga emotsioonidel on oma koht spordis ja sinna tuligi lasta õhku vahele ja jumal tänatud, et Sean on nii intelligentne, et ta ei tulistanud siis kohe nagu kõike tükkideks, mida siis praegu peaks lappima, et ta saab praegu tegeleda finantsidega, aga ütleme niimoodi, et noh, kui ta sellel päeval oleks ennast nagu avanud, võib-olla oleks sellest palju rohkem halba tulnud kui head. Ühesõnaga ikkagi suutis võib-olla ainult teha 1 kõne, selle asemel, et oleks võinud teha 10 ja sellega päästis päris palju. Ma arvan, ta tegigi võib-olla 10, aga ta tegi õnneks õigetele inimestele, et kes kuulasid ta ära, ega teda väga sellel hetkel nagu õpetada ei saanud aga ju ta siis ikkagi kuulas ja sai ridade vahelt aru ja veel kord, no, et John on äge ja Pärnu punt on äge ja see Pärnu kogukond on äge, et tihtilugu tundubki väikses kohas suurt asjades ja siin kontekstis Pärnu on ju väike koht ikkagi ja teevad suurt asja, et tehakse liiga, aga noh, kui sa lased asjal ikkagi settida ja vaatad siis nagu ratsionaalselt asjale otsa, siis noh, ega eksimusi tuleb alati sisse, aga ega keegi sulle meelega küll ära ei tee. Meelega te ei teinud ära ka Peep Pahvile, mõni ütles, et see trahv, mis määrati on ulme, 10 000, teine ütles, et õige asja eest saadud, kuidas ma ütlen siis, kui erimeelsustel te ise olite selle otsuse tegemisel, kui palju neid inimesi oli, kes otsustasid ja kuidas see kõik välja nägi? No selle vastavalt nagu regulatsioonile ei olegi seal nagu väga palju võimalik teistel otsustada, eks ju, see otsus oli selline, oli valus, sellel hetkel muidugi ju käis ka EOK, eks ju, valge kaardi kampaania, kõik see sobis sellesse nagu ja hakkas ka nagu see nagu Peebu kaasus hakkas elama hoopis nagu mingi suuremat asja ja mingit, aga mis ma tahan nagu ka Peebu puhul, no vaata ise, no, et Karu ikkagi on võimalik natuke teistmoodi tantsima panna ja uusi tantse õpetada, eks ju siis. Oskab täna juba uut tantsu ja oskabki kusjuures, et ma kutsun Peepi ja rääkigi, aga mina vähemalt ostan selle tantsu ära, et selles kontekstis, et ta on nüüd ennast käinud ka koolitamas, eks ju, noh, nimetame seda mis iganes, viharaviks või kuidas iganes, eks ju, moodsate tehnoloogiate omandamiseks, et ta ongi nagu teine vend, teine energia juba, eks ju, et ja kerge ka nagu peeglisse vaatamise koht, et ja loomulikult oligi karm karistus, aga noh, kuidas see teistmoodi tänases aegruumis, nii oligi, et ma jätaks selle nagu sinna ja nagu ma kohe ütlesin, et meie asi on Peepu nagu aidata, mitte ainult karistada ja tundubki, et noh, tihtilugu nagu iga halb asi, mis algust tundub, et noh, see oligi ju tegelikult halb asi, aga sellel võib ka olla oma head küljed. See keris nagu pikalt, kui see plahvatas, et nagu noh, need märke ju, et midagi sellist võib juhtuda, tegelikult oli juba üleval hooaja jooksul enne varem ka. Üldse spordis ju vaata palju asju, et me kõik ju hoiame pöidlaid pihus või siis näppe ristis, et ei juhtu neid asju, eks ju, et aga kuni esimese korrani, eks ju, kõik spordil on ju musta poolt väga palju, noh, et väärkohtlemine, dopingud, kokkuleppemängud ja nii edasi, et tahaks ju kogu aeg elada sellises elus, et see meid ei puuduta, aga noh, reaalsus on see, et see üks, et koputab su uksele, sa pead oskama siis ka käituda. Kas selline skandaal, nagu see oli, igal juhul, noh, ta tõi korvpalli juurde kõvasti klikke, nagu sa ütled, eks ole, ta tõi, midagi teha ei ole. Kas selline skandaal oli kuidagi markeeriti ära ka alaliidu võib-olla peasponsorite juures, rootslaste juures, et mis kuradi asju te seal ajate? Pigem me saime nii palju, kui me rääkisime, ega seal nagu mingit ametlikku nooti ei tulnud, aga kui me oleme ju avatud ja suhtleme kõigiga ja ka oma toetajatega niimoodi ja toetaja, ka Swedbank on, eks ju, meil kaasatud isegi juhatuse level ja nii edasi, et see, kui läbipaisvalt me seda asja nagu menetlesime ja siis kellelgi mingid etteheiteid ei olnud, et ma ei jätaks selle sinna, pigem on küsimus ikkagi nagu, mis saab Peebust ja Keilast ja kogu sellest asjast edaspidi, et kui palju me siis sellest õpime ja kui palju seda enda kasuks nagu ära kasutame, et täna tundub, et Peep on uue hingamisega, toetajad on talle andestanud ja on temaga kaasas, et anname inimesele võimaluse. Ehk siis Kuulbet Keila tuleb kindlamini järgmine aasta peale kui Rapla? Jällegi, ma tahaks, et kõik need presenteerimised ja see jääb nagu klubidele, siis nemad teevad seda rasket tööd, aga Kuulbet Keila igal juhul jätkab, ma küll ei ole kuulnud ühtegi teist nagu nooti.
no presenteerime midagi muud siis, rasket tööd, kes selle taga rasket tööd tegi, et Eesti spordi ajaloo äkki kõige kangem sponsorleping kukkus sellel aastal korvpalliliidule, Swedbank ja ikkagi me saame öelda üle 1 miljoni toetus. No see on ikkagi hirmuäratav võrreldes sellega, mis me kogu aeg kuuleme Eesti spordis olevast nii-öelda sponsorlepingutest, kus põhimõtteliselt moosipurki antakse ja nii edasi. See on ikka reaalne leping. Kuidas see kõik sündis? No seal ei ole jah bensiini või tosse või sööki taga, aga numbrites me leppisime kokku, et me ei räägi, eks need on kuskilt siin nagu nurga tagant nagu välja. Igal juhul tema Swedbanka lisandumine aitab meil teha just sisulist tööd ja me oleme juba sellel aastal seda ka teinud. Eks just mis see sisulise töö all me mõtleme, et meil suurendasime juba sellel suvel noortekoondist, eks ju, laagripäevade arvu, tugiteenuseid, korraldasime, ma arvan, mille üle tasub eriti uhke olla, ma tahaks nagu natukene siin küll meil pai teha noorteliiga näiteks finaalid hoopis teisel levelil, kui me kunagi oleme. Tulid seda vaatasin väga paljusid ja täitsa äge oli. Oligi, kui sa ikka mängid nagu väikse poisina kuskil samas saalis, kus Suid olid, siin kontekstis Tartu, kes sellel aastal ka lõi platsi puhtaks, eks ju. Mängid sama platsi peal, tuled sealt samast tossusest pimedalt välja, sul on ülekanne, kus su nime mainib, kus siis teoreetiliselt, kus oli isegi 1000 vaatajat. Kus Euroliiga kohtunik Rain Veerandi vilistas? Rain Veerandi, Siim Raudla kommenteerib, kus sult võetakse intekas ja kui sa lähed järgmine päev sinna kooli, sa kõvem ment, kus ei teile. Ma ei midagi, et see on, need on ägedad hetked ja mul käis praegu seda rääkides, mul saab endal kõrvaverjad peale, mul käis vaatamas, ema isa võib-olla nad viitsid ka tulla vaatama, eks ju, et seal oli pealtvaatajad. Mõni ütleb, et raiskamine. Las ta ütleb siis, las ta ütleb, no ikka on neid ju, miks te selle 29 EM-i siia toote, et pole ju saaligi, kus me siis nagu, miks te seda teete, mis on, kohe jõuame. Eks ju, et ei, ma tahangi sinna öelda, et sa ei saa ja siin on ju sinu enda mulle õpetussõnad, kui me aastaga tagasi alustame, siis sa ütlesid, võib-olla nagu niisuguse nagu arrogantse küll, aga seda saab ka igasse nagu heasse konteksti panna, et tipus ongi õre lause, ehk siis sa ei saa lasta ennast nagu kõigutada kõigile arvamusele, et arvamus on ikkagi, ma arvan, loeb see, kui klubid mängivad, kui saalid on täis, kui pildikud, kui tuleb põlevad ja kohtunik paneb palli mängu, eks ju, et need on need olulised asjad. Ikkagi ma tahan sinna jõuda, et aru saada, et kuidas see ikkagi käis, kes helistas kellele, et Swedbank, kes oli tegelikult kadunud üldse, meie nii-öelda suured pangad, Skandinaavia pangad on kadunud ju Eesti spordipildist toetuse poolest. Kuidas see nüüd järsku käis, et Swedbank tuleb niimoodi taha? Õige aeg oli, õige hetk, õiged inimesed, eks ju, siit poolt, eks ju, olin mina ja Priit, eks ju, ja sealt poolt oli Olavi ja Tarmo Ulla, eks ju, ja kui raske see neil, ma saan aru, et ütleme, et Olavi ja Tarmo Ulla on kahtlemata nagu spordifanatid, eks ju, ja korvpalli ja käsipallifanatid ja üldse spordifanatid ja toredad inimesed, aga kui palju nemad seda saavad otsustada, pidid nad ikkagi väga selgelt nagu ette kandma kuskil Stockholmis, et kuule, et meil niisugune lugu on, et äkki teeme või? Ma arvan, see väärib eraldi nagu mõõtkasti, aga jällegi, aeg klapis, ehk siis, et ka pankadel on vaja siiski näidata ennast eestlastele, selles kontekstis Swedbank eestlastele, eks ju, et kindlasti nad toetavad paljus asju, aga see kuidagi on niisugune nagu märkamatu, eks ju, ja see on kuidagi hügieeni osa, et edukad toetavad lastekodusi või haridust või midagi niisugust, aga sport on täna see emotsioon ja see nähtavus, eks ju, et sa pead ka seal olemas olema ja ma arvan, et Swedbank selles kontekstis ja ridupidi tulevad ju teised ka, eks ju, LHV teelt on olnud siin juba, ma imestan, et see SEB nii aeglane on ja nii edasi, eks ju, et valis õiged kaardid ja täna väga ägedalt ühte jalga ja astume ja ta aitab sellise nagu suure toetaja lisandumine, aitab sulle endal ka nagu kergelt sellest kodupimedusest välja tulla, et sa teedki ja tahadki teha asju suurelt ja säravalt. Sa näed enda ümberringi tegelikult teisi alaliite, võib-olla katusorganisatsioone, mida iganes, tunned sa praegu reaalselt nagu veits, et ollakse kade ka? Ma olen kuulnud siit-sealt ikka päris palju selliseid nähvamisi või et kuidas see nüüd nii ja nii edasi? No see on nagu väga väiklane vaade, et nüüd need tulid ja me nagu supleme kuskil või midagi, et supleme rahas, et see ei ole, eks ju niimoodi ja kõigil on ju võimalus pingutada ja ma ei vaata siin üldse nagu korvpalli nagu vaatenurgas, ma vaatan üldse nagu Eesti spordil, ma arvan, täna mul on tunne,
me oleme kuskil kivi tagant nüüd minemas, et me saame kuskile minema, me saame kaasata terve sport üldse ja see on ülioluline osa loomulikult korvpallil, jalgpallil, ka võrkpallil ja nendel spordialadel, eks ju, mis toovad saalid rahvast täis, kus tekib see Eesti asi. Et noh, senimaani võib-olla see sport on olnud liiga ja jällegi ma ei halvusta, nad teevad ka oma asju üli hästi nagu individuaalspordi tasandil, eks ju, kes võib-olla teevad olümpiamängudel mingit tulemust ja nii edasi. Aga meil on vaja seda nagu aastaringselt, seda emotsiooni, seda positiivsust, eks ju, et ja täna nagu üheskoos seda kõike teha, me oleme sealt välja tulemas, siin on, ma väga vaatan EOK otsa selle sama nende valimiskampaanias olnud ja ma usun Kersti Kaljulaidi ja Kristo Tohveri võimekusse, et ka need Eesti kõige uhkamad kroonjuveelid, idufirmad, eks ju, Boltid ja Voltid, Volt ei ole eestlased, vahet ei ole, eks, Kaisid, eks ju, ei, aga jällegi, seal on õige aeg, aga ma näen nüüd reaalselt seda võimalust, kui ma kunagi seda ei näinud, eks ju, et ma arvan, et see tuleb ja tuleb midagi väga suurt, igal juhul ei vääri see kõik seda, et tuleks kuidagi vaikselt nurka kuskil midagi, noh, teeme ja tahame, et ei, teeme see asja suurelt ja teeme nähtavalt ja teeme õigete nagu panuste ja kaartidega, et me tegime otsa lahti ja kindlasti on, mitte nii, et kõik meie mingi kiiluvees, et ei ole see korvpall nagu ka ainult spordiala maailmas, eks ju, et kõik ikka üheskoos. Kunagine korvpallur, tänane Riigikogu liige Tanel Tein on näinud aastaid vaeva ja nüüd jõudnud koalitsioonileppesse ka vist mingid punktid juba, saame öelda, kaughasartmängumaks. Ma ei tea, palju sa kursis oled, see Exceli tabel, kui seda joonistama hakata ja väga ilusa mulje jätab ja kõik on ilus. Kõik see müra, mis selle ümber tuleb, siis mul on tunne, et me ei taha üldse mitte midagi. Me ei tahagi mitte midagi. Ei süveneta, ei saada aru, mida üldse tehti. Põhiline lause on, et eestlastest tehakse netisõltlase või kasiinosõltlased. No ühesõnaga absoluutselt süvenemata lihtsalt tulistatakse kõik puruks. Päris paha. On kurb jah, sest Tanel on ju sõber ja ma tean väga palju, me oleme piisavalt palju hommikul omleti söönud ja neid asju nagu diskuteerinud ja arutanud, et mind häirib ka see, et no samamoodi võime ju öelda seda, et me sööme ennast paksuks ja sõltlaseks ja mida iganes, võib-olla kui käime ööklubis liiga palju, no et kõik see on nagu mõistlikkuse alusel ja printsiibi alusel, et ja võrreldakse siin mingi Danske kaasusega seda või midagi sellist, eks ju, siis nagu ma arvan, siin on väga suur erinevus. Me räägime sadadest miljonitest raha siia, mitte siit läbi. Võt see on kaks nagu nii suurt asja. Aga võib-olla see on mingi kadedus, et keegi teine seda teeb. Aga miks see on? Aga sa ise räägid Eesti, sa räägid. Teeme seda Eesti asja, pakume seda positiivset emotsiooni. Saame pakkuda läbi selle, saame pakkuda lõpuks ju. Aga me ei taha seda. Me ei taha mitte midagi, ei taha. No peamegi, see on meie igapäevane võitlus, aga naabril on ikka parem auto, kurat. Naabril läheb ikka paremini. Aga veel kord, ma arvan, me tuleme ka sellest välja. Me tuleb peale hoopis teistsuguse mõttelaadiga noored ja nii edasi, eks ju, see täna on, see pruugi homme niimoodi olla. Ehk siis, et mis mingi eelmises küsimusele vastates, ma tunnen, me oleme täna kuskil mingi nurga tagant nagu välja tulemas, et kuskilt midagi. Me nagu vähe tähtsustame sporti. Sport saab ise hakkama. Need sport kuidagi saavad ise hakkama. Las jooksevad, staadionid on ju olemas, las teevad seal ise, eks ju. No ei ole, see on rahvuslik ukkus, see on samamoodi välissuhted, kõik need asjad. See on sama Eesti riik, see on riigi piir. See on samamoodi Eesti kaitsmine, eks ju, et see on samamoodi see sama Eesti, aga ma ei hüüa seda nii sama välja, ma armastan seda Eesti-Eestit, et eriti nüüd, kui ma olen siin spordi sees ja näen seda Eesti-Eestit nagu, et ma ei teagi, ma ei oska siin vastata, igal juhul kergem on alati öelda, ei saa, siin on mingid riskid, mingid jamad, eks ju, aga äkki prooviks ära ja siis kui ei lähegi niimoodi, siis lõpetame ära või ei tee või vabandame või nagu reaalselt teeb, aga äkki prooviks. Aga sa ütlesid, et noored tulevad peale, aga tulevad siis või ei tule, täna on, ütleme niimoodi, et täna on kas või Eesti spordis ümberringi, väga palju on ikkagi, mitte enam kõige nooremaid vendi, kes on aastakümneid olnud, aastakümneid on teinud ja äkki noored ei taha tulla, sest kõik tulistatakse puruks, Ka võimalik, aga ma loodan nende peale, et miks või? Sellepärast, et täna sport läheb korda, ma ei tea, 100-le, võib-olla 200,000 eestlasele. Meid on vähemalt eestlasi, meid on miljon, eks ju. Meil on mingi väiksele osale eestlastest korda. Eks ju, aga tegelikult me võiks minna poolele nagu
rahvusest korda, eks ju. Et ma ei looda enam, mina olen ostetud, sina oled ostetud, nii edasi, eks ju. Aga kus me seda massi juurde saame? Me ei hakka ju maimuga rääkima kuskilt, ma ei tea, seal prillidoosi vahel, eks ju, et kui äge on korvpallikoondis või jalgpallikoondis, eks ju. Me ikkagi räägime nende vendadega, nende noortega, eks ju, et siin on nii palju asju ära teha, aga jah, täpselt, et me nüüd ära nagu ei riku seda, et see ei pea kuidagi selline nagu orjatöö ja ma lähen sinna sporti, okei, täna juba nagu sa näed nagu sportlasena siiski nagu võimalust, eks ju, üliõpilas NCAA ja isegi see kodune liiga ja nii edasi, sa näed sellest kui nagu töökohta ja võimalust teenida raha. Aga ka treeneriks olemine, meil on noori treenerid, eks ju, aga mida ma lähen siin, ma mõtlen panka minna laenu küsima, eks ju, ma pole mõtet, see ei saa, ma lähen sinna selleks hetkeks, võib-olla kui ma käin kooli kõrvalt natukene, siis ma lõpetan ära, aga see ei ole jätkusuutlik, eks ju, et... No sellest on nüüd rääginud viimasel palju, näed sa mingid samme, et läheb paremuse poole, et näed sa üldse mingid samme, et me hakkame astuma, et treenerid on sama väärikad, kui on näiteks õpetajad? Ütleme nii, et kui sa paned kaalukausile selle sama, et suurendame kogu aeg, eks ju, 5% kaupa vastavalt, kui palju meil võimekust on. Minu arust see on nagu vaesuse laial jagamine, et see on ikka puudu. Siin mul meeldib väga see Taneli ettepanek, et aidata neid, kes ise suudavad ka ennast aidata. Eks see sama, et kaasad ise 1000, riik panustab juurde ja siis loomulikult, et sa ise kaasad seda 1000, sul peab olema ju tugev organisatsioon, mille üks väga tugev alustala, see on kvaliteet ja treenerid, eks ju, et siis sa saad ka oma treeneritele nagu rohkem maksta ja mitte seda samat 5%, mida riik siin, selle inflatsioon saab ära, et aidata ikkagi neid, kes ise tahavad ja ise ka oskavad aidata. Kui palju sulle öeldi, kuule puhka jalga oma ideega 2029 Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kui palju sa algselt kuulsid seda, et miks me seda üldse, mis nalja teete? Mul ei meeldi niimoodi vaikselt siin puterdada ja susterdada, istuda oma aeg ära, et üks, et see niikuinii lõpeb, siis on vähemalt midagi tehtud, eks ju. Kuidas see esimene koostöö välja nägi? Ei, aga me oleme seda, ma nagu läksin siiski lahtisest uksest sisse. Ma lisasin lihtsalt sinna selle, mis mina, me lisasime lihtsalt see oli Keijo ja Priidu alustatud projekt. Jaa, aga me lisasime nagu rohkem selle läbimõeldavuse seal, et me ei läinud lihtsalt kandideerima, me läksime võitma. Ja ükskõik jällegi, see saal, aga me ei räägi saalist. Jah, loomulikult lõpus pidime rääkima ja head sõbrad Rumeeniast ütlesid ka lauset, aga miks te eestlased kurat nii ausad olete? Miks te kohe ütled, et teil on see 10 000, et siis ei oleks vaja üldse nagu selle teemaga rääkida. Aga me ikkagi nagu eestlaslikult natuke ütlesime, et me teeme nagu suuremaks. Aga me nagu ise sellest ei räägime, me rääksime hoopis muust asjast, me rääksime täpselt sellest Eestist, sellest armastusest, sellest meeskonnast, sellest ühtekuuluvusest, sellest riigi ja omavalitsuse toest. Ja selleks korda, et leedukad, kes ei saanud, on ju meil head sõbrad, eks ju, see sama Baltsuunas, kes on president ja nii edasi, pikalt nendega koos olnud ja tunneb teineteist, siis see Leedu esindaja FIBA juhatuses ütles, et kutid, et paluge eestlastel saata endale see video ja vaadake, et meil on Leedus see sama asi veel uhkemalt. Aga kuidas me lähme? Me läheme lihtsalt räägime, et meil on ägedad saalid Kaunases ja kuskil seal ja me tahaks korraldada ägedat asja. No, aga võib-olla natuke puhkame jäänud, no? No, aga see ongi see. Võib-olla on ka teenitult, kuigi Leedu ma ütlen ausalt. Ma arvan, Leedu on liiga kauaks puhkama jäänud. Ja klubikorba ei lõitseb, aga see koondise asi on nagu jäänud puhkama. Ja see puhkamine ongi nagu jama, et kogu aeg peab mingi kerge nagu ora olema, aga see peab olema nagu põhjendatud ja ratsionaalne ora, mitte selline väär ja võlts, nagu mis tänapäeva ühiskonnas siiski palju on olemas see, et lõputu mingi võrdsuse tagaajamine ja nii edasi, mille poolt ma olen, aga võrdsus omas nagu võrdsuses, mitte nii, et 50% on ainukene variant olla võrdne, eks ju, et long story short, et kõik toetasid seda ja see oli lihtsalt seekord nagu suurem pingutus ja õiges suunas ja ühine eesmärk on kogu aeg olnud, aga selle konkreetse eesmärgi ikka nii veel, et kui me seda ei oleks saanud, ma oleks kaotanud. Või me oleks kaotanud. Aga kes, kogu see tiim, kui suur see oli, kes siis pani paika selle mõtte, et kutsume fännid allkirju andma, palju sealt lõpuks tuli? Sealt tuli 20 000. 20 000 enam-vähem nii palju arvasid, et tuleb ja tahtsid rohkem saada? No see näitabki natuke seda, kui palju meil on veel vaja teha, et me arvame, et
eks ju, et meil on sadu tuhandeid, aga tegelikult ei ole, eks ju, et kui sa nagu midagi ei anna konkreetselt, siis võib-olla see ongi see 20 000, kes nagu, kellele sa lähed nagu nii korda, et mulle ei võtta tükki küljest ära siin allkirja anda, et selle asja me panime kokku tegelikult oma peas ju ise, aga kuna me oleme ka kõvad mõtlejad, aga päeval, kui me alaliidus oleme võib-olla seal 6-7 inimest, eks ju, et siis me palusime appi seda nagu struktuuri nagu looma ja koos hoidma ja kes kuhu telesse läheb ja kes millal teeb pressikonverentsi ja kes mida ütleb, kelle me kaasame, ega seal oli ka sama palju, et lõpuks kõik need kaardid lõpuks alles läksid õigesti paika, et seal koha peal, eks ju, Riias olid Kersti Kaljulaid ja Jevgeni Ossinovski, algus me plaanisime, et võib-olla Jüri Ratas üldse või midagi sellist. Aga meil oli see partner Meta, eks ju, kus on eestvedaja Ott Lumi, vana kossuvend, eks ju, ja siis Ergo Kukk oli siis nii-öelda see meie inimene, et noh, igapäevaselt diskuteerides, julgelt endale öeldes, et muudame midagi seal teekond, aga see raam oli paigas, mida me kogu aeg nagu ajasime, et ja tõi tulemust. Mis hetkel sa tegelikult aru said, et see tulebki ära, mis hetkel sa said aru, et see saali jutt enam tegelikult ei huvita kedagi, et see ikkagi tuleb ära? Alles siis, kui võttis välja see Barbosa selle eest. Oligi nii viimase peale? Ei no oligi selle pärast, et ma olin nii kindel, et me saame. Ja siis, kui nad oma asjad olime ära teinud ja mindi siis sinna kuskil tahatubadesse siis otsustama, siis tegid need viba ametnikud, kes siin käisid ju siis meid inspekteerimas, eks me viisime neid linna peale ja kultuuriministri juurde ja nii edasi, aga näitasime Unibet Arenat, eks ju, kus nad tahtsid käia kõik nurgatagused läbi. Siis selle nagu valdkonna juht ikka korduvalt ütles seal kõva häälega välja, Keijo ütles, et äkki siis meie inimene Keijo, kes seal on juhatuses, et ütles ühe korra võib-olla liiga palju isegi seda välja. Te peate aru saama, et Eestile andes see saal ei ole 10 000. Ehk siis ta nagu rõhutas seal. Siit ära minnes oli jutt, et umbes, et ma sain kuidagi aru, kui siit ära läksid, et see ei saa määravaks takistuseks. No jaa, aga jällegi, ma ka korraks mida, et kus saab olla, et me ju viisime õhtut sööma ka ja ostsime kõige kallima lihatükki, eks ju. Aga tegelikult inimene teeb oma tööd. See on tema töö siia tulla, välja vaadata, et keegi ajab mingit jama, et ju on neid jamajajaid olnud enne ka piisavalt, eks ju, need samme see Küprose vennad ja kes siin praegu, eks ju, oma saali seal üritavad õigeks saada. Aga mis on nagu väga hea, on teilt ikkagi see, et ma endiselt usun, et 29. Unibet Arena on üle 10 000. Hakkame sellest peale, kuidas see üle 10 000 saab? No see on see tegelikult, et 1/3 sellest saalist on välja ehitamata. Nii. Täitsa projekt on selle jaoks või? Selle jaoks on täitsa projekt, aga jällegi see vajab õiget aega, õiget otsust, õiget inimesi ja nii edasi. Aga see kõik on minu silmis nagu tehtav, aga ma jookse asjadesse nagu ettepoole, aga lihtsalt taustal see sama asi, me tegeleme igapäevaselt, et 2029 sinna mauks rohkem inimesi sisse, kui sinna mauk praegu. Mingit uut saali 29. aastaks ei tule, selles ma olen veendunud. Kui sa ütled, et see poolik projekt on kunagi Saku Suurel, siis on ju siis ei olegi uut talli vaja, siis tuleb teha sinna 10 000 ja või? Ei, ma ütlen, ikka uut talli on ka vaja, et üks ei välista teist, eks ju, aga ma räägin nüüd nagu lähitulede valguses, ma räägin 29, mitte võib-olla 35 või 40, eks ju, aga see 35-40 jääda teiste meeste nagu ajada ja teha, et mina tahan ja ma loodan, et sinnamaani ma ikkagi ka kestan, et 29 oleks Eestis mingi selline asi, millest ikka me pärast räägime oma lastele. Ja mis ongi nagu väga asi. Ja sellest saavad osa nii palju eestlasi kui vähegi on võimalik. Esimeses järgus eestlased, alles siis kõik need turistid. Sul on 4 aastat aega. Mismoodi see kõik käima hakkab? See otsus tuli ära, jah, te saate, mis nüüd edasi saab? No see hakkabki tegelikult peale Riiat alles, et täna kõik et ka see Rõhutu Riiga on siiski päris suur projekt, mida me peame vedama ja FIBA ka ise ju korraldab, eks ju, see Eurobasket on nende jaoks nii suur asi, et see kõik algab sügisel, et me läheme ise omaalgatuslikult lätlaste ja soomlaste juurde nõustamisele ja FIBA pakub ka siis nagu mingid koosolekuid, eks me paneme paika oma meeskonna, kes sellega hakkab tegelema, aga ei ole ju eesmärk ehitada mingit paralleel korvpalliliitu, et üks siis nagu tegeleb sellega, me peame aru saama, et mis hetkel, mida meil juurde on vaja, eks ju, et fakt on see, et keegi peab seda projekti juhtima. Selle inimese me paneme paika, eks ju, aga millal tuleb seal mingi oma turundus või millal tuleb seal mingi oma 3., millal tuleb piletimüük üldse 4., 5., see kõik selgub alles sügisel, et aga rahulikult hingates ja omades häid suhteid siin nendega, kes nüüdki korraldavad, siis ma nagu ei karda, et me ei saa hakkama sellega. Kui palju on selliseid vendi tekkinud nüüd viimase aasta jooksul või päris tõsiselt võite vendi või naljavendi, kes tulevad ja ütlevad, et tahavad ka raha anda ja aidata ja siis tegelikult ikkagi lihtsalt niisama
õlale patsutus saada. Esimesed vennad on õnneks olemas nüüd ja päris äge on kuidagi nagu, muidu käid ise nagu nüüd kutsutakse, eks ju, et aga me seda 29 veel nagu hoiame nagu eraldi. Et see 29 on lihtsalt üks üritus, aga noh, et aga korvpall vajab edasiminekut sinna maani, eks ju, et seda energiat, seda finantsi, seda armastust ja üheskoos tegemist, eks ju, et esimesed on olemas, aga mis minu jaoks on jällegi nagu minu nagu äriloogikas ja üldse nagu juhtimisloogikas on see, et ikkagi see 29 on kingitus ja nendele, kes meil täna on meid siia aidatunud, eks ju, et täna me saime selle 29, et nemad saavad selle esimese võimaluse ikkagi, aga loomulikult on see väga kallis projekt, et peab vaatama siis sinna, et ja nagu äris ikka, et kõigil ei lähe alati nii hästi ja nii edasi, et aga ma loodan, et need, kes meid on siia toonud, nüüd panevad meiega pikalt edasi ja me võtame sinna veel partnereid juurde. Nimedest saad ka rääkida või vara? Ja ärme veel jah seda, et me kuidagi tahame teha asju suurelt ja kõikide suurte asjade tegemine seda, et nende asjade nagu väljaütlemine ei ole siis kuskil nagu nurga taga, vaid on õigel ajal ja õigel hetkel ja suurelt. Tunned sa, et see sinu mõtteviis teha suurelt on tegelikult pannudki nagu asjad nagu paremini veerema, et kui me mõtlemegi, et me teeme suurelt, siis ongi võimalik teha? Kui sa usud sellesse, aga jällegi noh, see sõna suur ei saa olla selline nagu mingi kosmos või mingi selline, et see peab olema nagu kõvasti peab olema latil. Aga sa teoreetilist ikka pead sellest üle saama, et kui nagu minule pole mõtet 2.42 panna kõrgushüppes latile, siis ma tean, et ma üle ei lähe sealt. Aga kurat, mingi 1.90 m sa võid sinna panna, kui ma nüüd ikka kõvasti alla võtan, siis ma selle 1.90 m panen üle ka. Praegu veel, kurat selle teeme ära. No vaatame, aga oot. Sai kuulma lause esimest poolt. Aga sa said mu pointist nagu aru, et meeldibki ja mis mulle meeldib on, et tulevadki kaasa need inimesed ja usuvadki sellesse ja tegelikult on ju Eestis olemas ka raha, on tegijaid ja kõike seda, et me kuidagi teemegi nagu oma nurgas kerge niuksega, et peasid võib-olla niukse nagu mõtteolaadiga, et ise ei saa, aga teistel peasid lase teha ka, et aga see kõik on muutumas ja mis on põhiline on see, et kui sa oled avatud ja ise positiivne, et siis ma arvan, et see asjad juhtuvadki. Žalgirise meeskond teeb asju suurelt, mängib Euroliigas väga suurelt. Kas praegu sa oled mitu korda öelnud, peab olema õige aeg ja nii edasi? Kas lõpuks on mingi õige aeg meil sealmaal ka, et äkki saame meil ka mingi sellise korvpalliklubi endale, kes pakub seda emotsiooni pisut tihedamalt kui koondis? Nagu sa ütlesid, koondis käib koos väga harva, aga tugevas eurosarjas mängiv klubi saaks seda pakkuda iga nädala või üle nädala. Kui sa küsid niimoodi, et kas ma usun sellesse, et meil on olemas mingi võimalus mingil ajal omada nagu korvpalliklubi, kes iga nädalaselt toob täis Unibet Arena, siis ma vastan jah. Ma usun sellesse. Kas see on täna, siis ma vastan, et ei ole. Täna üksinda meil seda ei ole, aga kas see on võib-olla 2 aasta pärast, võib-olla 3 aasta pärast, siis jah, kas see on Euroliiga, mis iganes liiga, seda ma ei oska praegu vastata, eks ju. Aga juba täna need mõttelaadid, kuidas me seda teeme, et Talsingi, eks ju siis sama Helsingi-Tallinna võib-olla mingi ühisprojekt, kus on mõlemad linnad taga, kus on nii soomlasi kui eestlasi, eks ju, kes... On see nüüd praegu täitsa nagu mingi ainult idee tasandil või on seal midagi nagu... Siin on minu uskumus, siin on meie isegi Tallinna linna uskumus, siin on olemas ka tegelikult klubi siin, kes sellesse usub, aga sellele vastaspoole peale Helsingi linna, kellega me oleme sel teemal vestelnud, ei ole seda klubi sellepärast, et kellega koos teha. Et see peab jälle tegema avatult, siis kui sa teed 2 veel koos, siis on veel eriti, et kui läheb algus kindlasti on hästi, eks ju, aga kui tulevad raskemad ajad, siis sina oled jälle halb, et sina varastad ja sinul on pahad mängijad ja nii edasi. Aga need on mingid detailid ja need loksuvad paika üks hetk. Aga ma usun sellesse, et Eestis on selline korvpalliarmastus nüüd järgmised 5-10 aastat, et meil on klubi, kes on konkurentsis ja kus on eestlased kindlasti mängivad, mitte välismaalased, kus nagu me võtame mingi Türgi võistkonna või Hispaania, eks ju, kus on eestlased, siis on see olemas see, et sellel klubil on 6-7 tuhat inimest igal mängul saalis, vähemalt selles liigas. Kas me näeme seda klubi juba ennem, kui on 2029 EM-finaalturniir? Pingutame selle nimel. Suurepärane.
Seda on hea kuulda, et selle pärast töö käib, sest et sellest on tegelikult räägitud pärast seda, kui võib-olla 90 keskel Kalevis laiali läks, et meil midagi ikkagi jaa, aga vaata, see ei saa olla niisugune nagu ainus kinnisidee või niisugune nagu, et see mudel peab sobituma ka kodusesse liigasse asjadesse, et see üks klubi ei saa ära tappa üle kõike, mis me siin teeme. Aga kuidas selline klubi sobis, oled juba mõelnud? Jaa, no see sama fantaasia, mille peal mina nagu praegu olen mänginud, see Helsingi Tallinn, et siis see nagu siia poole mängib siiski nagu omade poistega, pluss neil on eks ju paar tükki veel nagu tuublis, eks ju, et neid asju on võimalik teha, aga neid asju peabki nagu tegema koos ja natukene nagu kastist väljas mõeldes, et niisama lihtsalt puristades, et lähme Euroliigasse, linna andku 2 milli või midagi sellist, no siis sellesse ma ei usu, et pigem nagu kuidagi, et oleks kastist väljas, sellesse ma usun. Räägime noortekoostust ka, meil on A-divisionis üks noortekoondis nüüd minemas vastu siin suvel mängima ja on B-divisionis ka. Mismoodi see noortekoondiste elu sinu silmis käib, tehakse kõike täpselt nii, nagu üks noortekoondis olema peab? Jah, nagu teevad ka nagu parimad, et ja mis on nagu eriti äge selle suvel nagu vastu minnes, et see, kes on A-s, selle nagu eesmärk on A-sse jääda ja see, kes on B-s, seal on niisugused kutid koos, kes võiks tõusta A-sse. Ehk siis, aga see noortekoondiste nagu see süsteem on ju niimoodi, et me peame vaatama, siin tuleb see Eesti väiksus nagu mängu, et alati see, et kui nüüd praegu U16 tõusiseks A-sse, siis kaks nemad ei ole need, kes seda Eestit esindavad järgmine aasta A-s, et siis mis sinna peale tuleb ja nagu ikka, no meil nii tugev see püramiid veel ei ole, et meil on igas aasta käigus nagu 4-5, võib-olla isegi 6 nagu siis, eks ju, mingi, ütleme nii, et koondise levelil, vähemalt Eesti-Läti levelil mängijat, et ikka tuleb seda auku sisse, aga täna on küll esimest korda vist, nii palju kui mina tean, et seda pole kunagi olnud, võib-olla on, ma teen liiga sellisel juhul, aga igal juhul lähiminevikus kindlasti mitte, et me räägime eesmärgist suve lõpuks omada 2 noormeste koondist A-divisionis. Mis jällegi pannes nagu long run'i selle korvpallivaate, annab nagu julgust ja emotsiooni ja positiivsust selle asjaga tegeleda, et on vendi. Ja võib ka olla nii, et on 2 meeskonda B-divisionis. Aga võib olla, aga siis maailm lõppenu, et eesmärgid on ikka teistsugused ja eesmärgid jällegi ei ole ju tühja koha pealt tekkinud. Need on ikkagi täitsa reaalsed eesmärgid. Loomulikult ütleme nii, et Eesti korvpall ei ole siiski selline korvpall. Me läheme igat mängu võitma, aga et me igat mängu võidame, siis nii naiivne ei tasu olla. Kas ütleme neid noortes koondiseid natuke hakkab kummitama juba ka see sama Ameerika Ühendriikide teema, mis on nüüd praegu hetkel võib-olla populaarsem üldse. Kummitab see või ei kummita? Ikka, et võib-olla mitte niivõrd noortekoondised, aga eks ta on mingi meeletu väljund ja mingi muutuja, mida me keegi ei tea. Isegi ei tea see FIBA, käies nüüd seda 29 show'd läbi ja olles seal kõikidel FIBA kongressidel kohal oma Eesti värki rääkimas, eks ju, siis ega see FIBA ka ei tea, mis sellest saab ja kuidas see saab ja nii edasi. Aga kõik me tõdeme sellest, et NCAA ei ole enam mingi üliõpilasport, see ei ole mingi hariduse teema ega midagi, see on profisport. Ja seal on profispordi rahad ja mingil hetkel see NCAA juba isegi täna astub ju kandale NBA-le, et seal need, ütleme nii, et ruukid saavad vähem kindlasti kui NCAA parimad mängijad, mis omakorda tähendab seda, et need tahavad jääda sinna pikemalt ja nii edasi, kolmas asi. Me oleme veel nii väiksed, et meil ei ole seal liiga palju neid oma poisse, aga ütleme nii, et kui sa lapse vanemana oled, kuidas sa ütled oma lapselt võsuksele, et ära mine, ma ei tea, mingi 500 000 aastas palka või midagi sellist, eks ju, et kuidas sa ütled, et ära mine, et teeme siin seda Eesti asja, eks ju, et pigem meie nagu ülesanne ikkagi omada neid suhteid, ka nende ülikoolidega, õnneks meil ei ole neid 100, meil on teatud ülikoolid ja seal tuleb see suhe luua, sest tegelikult täna ei ole nagu võimatu saada kätte poisse. Pigem on see, et need vennad, kes arvavad, et päike tõuseb nabast, eks ju. Et nad arvavad, et siin Eestist suve läbi käiakse Pärnu Beachil, et siin ei tehta trennigi. Et tegelikult nad aru saavad ja usuvad sellesse, kuidas siin on see suvine noortekoondis süsteem üles ehitatud, sa pigem ütled mine, sest siin tehakse isegi suvel võib-olla tugevamalt asja kui seal usas. Arvad nii? Julgest täna nii öelda juba? Igal juhul me ei tee alla lati, on asja nimi. Igal juhul me ei tee alla lati, et see mängija areneb siin. Milline näeb välja üks U18 koondise? Seal on, eks ju, enne seda, kui sa Euroopa meistrivõistlustele lähed, enne seda on, eks ju, laagrid, enne seda on Põhjamaade meistrivõistlused, eks ju, mängime oma soomlaste, rootslaste, Islandiga, enne seda on Balti matš, mängid Läti ja Leeduga. See kõik on selles väikses ajaaknas, eks ju, siis kutid saavad seal ikkagi mõnusalt reisida, mõnusalt trenni teha ja mõnusalt tugevalt mängida, sest
sest KOS meie regioonis on ju tugev. Ega see, et me lähme kuskil Rootsiga või Soomega mängima, ei tähenda nüüd seda nagu, mis oli vanasti, eks ju. Täitsa kuradi ju tugevad satsid kõik, eks ju, et KOS siin on populaarne ja tugeval tasand. Ja loomulikult öelda ei saa kellegile, et ära mine, mul alati meenub selle jutuga see, kui Margus Unt valis endale ketta heite asemel Ameerika jalgpalli ja vanad spordimehed ütlesid, et kurat, see ikka ei ole õige asi, et kuidas see ikkagi nii teed, et tule pane ketast edasi. Et ühesõnaga nii ei saa. Teatud asjad elus muutuvad ja sellega tuleb arvestada, et me kõik jääme vanaks. Kui sa võtad ise selle aasta kokku, siis mis kõige rohkem viltu läks? Kõige rohkem, mis nagu kripeldama jäi ikkagi? Ma ei kuidagi oskagi öelda, eks siin on ju loomulikult, kui sa võtad nagu üksik juhtumi tasandil, ei tahaks ju, et seda Peebu asja oleks olnud, eks ju, oleks tahtnud, et võidame Eesti-Läti liiga ära ja kõiki neid asju, aga nüüd nagu, et midagi, et meie nagu laev kuidagi valesti nagu liigub, et siis seda küll praegu ma ei tunne, et oleks, et kajakad alati karjuvad, aga Aurik paneb edasi ja täna õnneks seal Auriku peal me oleme kõik nagu kuidagi päris palju meid, et me tahame seda teed käia. Ma ei oskagi nagu niimoodi öelda, et midagi nüüd väga palju halvasti läks, et vahetasime välja naistekoondise peatreeneri, eks ju, jällegi üks aeg sai läbi, ei olnud mingid intriigi ega nii edasi, eks ju, et üllatavalt hästi, aga see näitab ka meie nagu treenerite tugevust, läks ju tegelikult see Jukka äraminek ja Heiko liidriks asumine ja täna me vaatame kõik, eks ju, ja nii ongi, Heiko on selle ju not given, aga see on ikka välja teenitud koht, eks ju, et ta ongi hea treener. Et loomulikult on seal mingid palju asju ja tihti lugu ei olda rahul ja kuskil peaks postitama rohkem üht või teist sotsiaalmeedias ja kolmandat, neljandat, aga see on selline igapäevane olme, et ma ei oskagi siin nagu, ma ei oskagi sulle vastata, et midagi oleks nagu katastroofist halvasse läinud. Vaadates Heiko tähelendu praegu hetkel käimasolevatel Poola meistrivõistluste finaali on ta jõudnud, värskelt on esimene mäng mängitud, hästi napilt sai peksa. Kui murelikuks sind teeb see, et Heiko Rannula võib-olla jääb Eesti koondise jaoks liiga heaks treeneriks, et tal ei ole aega siin Eesti koondisega enam asju ajada. Mured ja rõõmud kõivad koos, eks see on mure, aga teelt on rõõm ju. No, see on sama. Aga see on siis reaalne, et ta ei jätka koondisega pärast? Ei. Pigem tuleb inimesest aru saada, ma arvan, Heiko tahab jätkata ja kõik need vestlused on kõik ees ja kõik nii edasi, aga tuleb ka aru saada see, et kui sa paned nagu klubis maksimumi, eks 9 kuud, 10 kuud, siis pildikult öeldes pesed sokid ära, eks ja tuled siia ja lähed jälle hotelli, eks sa jõuagi koju juurde, et inimestel siiski ja see on ülioluline, et on ka muu elu. On ka nagu muu elu, kas või korraks või kas või nagu midagi, et sa ei saa nagu, sest tahes tahtmata, eks ju, käib üles alla ja üks hetk läheb allapoole ja siis sa tunned, et ei olegi nagu midagi, eks ju. Et ma pigem nagu elan Heikole kaasa, aga loomulikult ma loodan, ja Heiko on selline inimene, et ta nüüd kindlasti seda intervjuud ei vaata ja kohe mingit 1-0 otsa ei pane oma tingimustele, et siis see ei ole Heiko, aga ma elan talle kaasa ja jube äge, et meil on nagu selline treener ja tema tuulest tulevad ka järgmised ju, et on ju meil sama see Breetnõmm, Reinukas, aga ka Eva. Tere edasi, eks sealt oleme veel, eks allapoole. Et ägedad noored vennad ja ma arvan, kui nemad vaatavad, eks Rannula, et tegelikult ongi ju võimalik. Tegelikult ongi ju võimalik ja minu arust võib-olla see aasta üldse oli ka, eelmine aasta ka natukene juba, aga oligi see ju nii-öelda uue treenerite põlvkonna pealetulek meie nii-öelda tippklubidel. Me juba nimesid nimetasime, aga nad teevadki tegusid, et nad ei jää lolliks seal. Mul meeldis see Kristjan Evart siin kontekstis, kui John emotsioonidega põgenes bussi ära, eks ju, ja kellelegi ei rääkinud ja keegi me ei tea, kas Pärnu jätkab, siis tema oma OE viimase mängu pärast antud intervjuus ikka rääkis juba järgmisest aastast, eks ju. Ja ma vaatasin, ma mäletan, jah. Et see ongi nagu niimoodi, aga jällegi see ei ole kuidagi Johni pihta, eks ju, aga mulle meeldib need noored vennad ja mulle meeldib see, et meil on ka olemas siiski ala sees enesekriitika tihtilugu. Et ei ole kuidagi nii, et kõik on pahad. Me oleme ise head, et ei ole niimoodi, et ägedal hetkel elame. Ägedal hetkel elame ja väga äge hetk seisab ees augusti lõpus, septembri alguses, kui Eesti koondis läheb välismaale mängima, läheb Riiga mängima finaalturniiri. Anna natuke fännidele aimu. Palju sul piletid müüdi lõpuks? 35 000 või?
seal on üks 30,000+ müüdud, eks ju, sinna loodetavasti tekib juurde, sest tegelikult on ju olemus on praegu see, et see Riia Arena mahutab rohkem, kui neid piletid müüakse, aga seal on telenõuded nii jäigaks läinud, seal on 32 kaamerat finaalturniiril, ehk siis igat kaamera, mida lätlane suudab FIBaga läbi rääkida, et nihutada natukene vasakule või paremale, võib tähenda 100 lisakohta koheselt, eks ju, et siin võib veel juhtuda, aga ma ei karda, et kui siin midagi tuleb, et siis eestlased neid ära ei võta, sellest tuleb äge laulupidu ja ainukene asi, mis ei lähe nii, nagu on 2015 on see, et laupäeval ma sain riielda vana alaliidu presidendi käest, Jüri Ratta käest, et selles fännitelgis kukerpillid siiski seekord esine kogu austuses kukerpillide vastu, et ka seal tuleb nooremad esinejad. Jüri nõudis kukerpille, Jüri nõudis kukerpille, et kuidas ma aru ei saa, et kuidas seda asja teha, aga me prooviks siiski Nublut ja Viteviinust ja nii edasi, et ja kogu austuses ka mulle, ka mina kuulan kukerpille, aga siiski. Aga äkki teeme, Jüri toob siis. Aga ma räägin sellest, et kihvtim saab olema pigem see, nagu mõtlen juba ette seda mingit rongkäiku sinna ühiselt, eks ju. Kas see on organiseeritud kuidagi või see spontaanselt tekib või kuidas see kõik käib? Seda kõike me organiseerime, me praegu tegeleme väga tõsiselt ja see on väga palju raskemaks läinud tänu seadustele ja kõikidele asjadele, mis vahepeal on juhtunud, eks ju, on selle sama fännitelgi tegemist sinna sama Esplanaadi parki, mis oli ka 2015, eks ju, et kui suur see tuleb? No me pingutame, et saaks minimaalselt ikkagi 2000 inimest, siis ma tean, et see nõudlus on kindlasti suurem, aga see on siiski ju meie mõistes, ma ei tea, Tammsaare park, eks ju, et kuskil tuleb selline mõistlikkuse printsiip ka mängu ja Läts teevad ka väga palju omalt poolt, seal areena ümber on ka võimas laulupidu, eks ju, et see tuleb midagi väga kihvti, me oleme millegi väga kihvti nagu millegi teekonnal. Loodame, et meeskond on ka väga hästi mängus sees, mul ei ole siin nagu kahelda, aga siiski nagu see on see ootust juhtimine, et oleme üksteise selja taga heas jalus. Julged sa nagu, ütle midagi nagu välja ka siis, et no, mis need päevad endast siis Riias kujutavad, on see programm kuidagi täna juba teada ka, kas see, et kõik mängud pandi meile need 14-30 mängud või 14-30 mängud? Jah. Kõik, no üks ei ole? Kaks ei ole. Üks Läti mäng ka ju, okei. Kas see kuidagi mängis teie plaane ümber ka või mitte? Ei, absoluutselt, et ja veel kord, et eks selle taga on ikkagi telelepingud ja seal taga on siiski Läti kui kodumeeskond kell 6 ja selle taga on Serbia kui Jokic 21, eks ju, ja ei olegi midagi, ega samamoodi ju kindlasti Portugali meedia räägib, kui tal on aega muidugi, ja Tšehhid, et meile tehti liiga, eks ju, ei tehtud, et 2029 ütleme meie, mis kell me mängime ja kuidagi nagu ma jällegi võib-olla ainukene asi, mis ta teeb nagu raskeks, on muidugi treenerile nende hommikuste trennide teemad ja asjad seal, aga siiski nagu ma ütlen, et seal on, seekord on turniiri pikem, seal on üks hoopäev lisaks, eks, ja nii edasi, et ja 2 mängu meil ei ole, esimesed mängud ja viimane mäng, ma arvan, on kõikidel fännidele väga hea meelega viimane, et siis saab, kui me edasi muidugi ei saa, ma ei saa siinkohal nagu öelda, aga siis on ka koju saab parem tulla. Et on nagu pikalt nagu fännatud, aga no ma jällegi, me oleme ikkagi selline võistkond, et me läheme igat mängu võitma ja vaatame, mis tähendab, et see võib tähendada ju ka edasipääsu. Kas see selles hetkes, kui te saite Riias selle nii-öelda jah-sõna 2029, tegelikult oli see piletite müügimöll juba lõppenud ka, kas see oli mingi argument, ikkagi oli argument samamoodi ka, et me tuleme isegi Riiga tuleme 10 000 inimest kohal. No see oli argument selleks, et, või mis argument, vaid see oli selles mõttes selle story ka pitser nagu, et kõik me võime ju kirjutada mingi ägeda loo valmis ja kuidagi keegi teeb sellest filmi ja siis me vajame sealt mingi pada natukene, eks ju. Et ei ole, me ei aja pada, me ajame seda, et meil on saalid täis, meil on äge võistkond, sa võtad indiviidi tasandil võib-olla seda võistkonda, siis jah, ei ole NBA mängijaid ja nii edasi, eks ju, aga see meeskond on mängus sees kogu aeg, eks ju, ta on noor ja siis on need fännid kõik seal ümber, et me ei aja pada, me räägime nagu õiget juttu. Oled sa suhelnud mõne teise meie alagrupi alaliiduga ka, et kas nemad tulevad parimas koosseisus kohale või alaliidud seda ei tea, seal superstaarid ikkagi ise otsustavad? Ei ole jah kahjuks seda, ma tean, Läti tuleb kindlasti parimas. Läti tuleb, nendega me räägime, siis Tšehhiga räägime, nendel on seal omad probleemid ja juba täna tuli see Baldvin, et ei jätka, eks ju, eile või kus see käis läbi, eks ju, okei, ta on ka vanaks jäänud, aga seal ka ega see Satoranski ja Vessel ei ole esimeses noorluses, eks ju, aga on nendel ka nooremad pliaadi peale tulemas. Aga mis on äge nendega rääkides, on muidugi see 30 000 kaart, siis nemad räägivad oma 200-st, eks ju, et siis, no sorry, meil 30 000 inimest, et see võib tõmbata neile ka ikkagi natuke eriti põlve värisema ikkagi, ükskõik kõva mees sa oled, et ma arvan, et tulevad kõik ikkagi
parimas koosseisus, ma arvan, et tuleb see Jokic ka ja tulevad kõik. Kuidas see korvpallisuvi välja näeb, meil on treeningmänge palju 4? Meil on 5. 5, üks on suletud uksed taga. Üks on kindlasti suletud uksed, Gruusia on minust kindlasti suletud uksed, aga see Iisrael hakkas vist nüüd ikkagi rääkima, et laseme vähemalt telepildi võimalikuks. Seda ma ei saa kinnitada. Kodus mängime Inglismaaga 22. Tondirabas. See on kõigile loomulikult lahti. Siis on Leeduga Leedus ja aitan, mind Rootsiga. Ja üks variant, mis on tegelikult veel laual väikse harilikuga kirjutatud, tegelikult on kuidagi nagu vastasvõistkonna peatreeneri taga, nii manager Luis Cola on ütelnud oma jahi ja Hispaania? Ei, vabandust, Argentiina, jah, ma mõtlesin, ma eksin juba nimega, sina eksin. Ei, mina eksin, ma mõtlesin, et klubi mina Argentiina, aga Itaalias ka on üks väike, aga tead, tulevad siis, kui tulevad, et selle taha meie nagu see tsükkel ja meil tegelikult on paika pandud. Kui see tuleb, siis ta tegelikult sobib sinna puslasse või tule midagi juhtu. Kes need mängud välja valis, kellega me mängime, kuidas see käib? Rannula ütleb, et ma tahan need või? Ja siis hakkab proos tööle, eks ju, aga need 2 asja ei pruugi tihtilugu nagu kokku minna. See on ju puhtalt sellepärast, et selle taga on üks meeletu kabetamine. No, ma tahan sellega, siis tulevad ju need alagrupid veel, eks ju, ja kes kellega ja nii edasi. Soov oli mängida kellegiga, eks ju, nagu Balkanilt või nagu piltikut öeldes emotsionaalsemad, siis eks ju Põhjamaad ja nii edasi, eks ju, et selle nahka läks ka meil kodune turniir, et me ei saanud soovituid siiski nagu vastaseid siia ja siis lõpuks ja siis vaatasid oma neid kaarte, eks ju, tegelikult see taga on suur töö ja Raido teeb seal ikka seda väga südamega ja hästi. Ehk nendest vastastest, keda Rannula tahtis, me ei saanud kedagi või? Ei, no ei olnud, kindlasti ei, Leedu on olemas, eks ju, Rootsi on olemas, eks ju, seal oli mingi Islandi teema, eks ju, aga kahte seda Rootsit ja Islandit Eestis ei tahtnud mõlemat, eks ju, ühesuguse käekirjaga suhteliselt, et ja nüüd tuli see Inglismaa, eks ju, kes tegelikult laagerdab Soomes ja sobib ka see pilt, et inimesed alahindavad seda Inglismaa, päev lõpuks on seal, ma ei tea, 2 või 3 päeva ja nii edasi, eks ju, et veel kord, me läheme kõikidega mängima ja kõiki võitma, aga see ei tähenda, et me kõiki võidame, et meil ei ole niisugust ülbust, et me nüüd oleme kõige paremad. Mängude arv, vähemalt selle mängude arvu saime kokku, nii palju kui peatreener tahtis, et ta rohkem ei tahtudki. Ja treening saime kokku ja meil on tuldi vastu näiteks Kääriku poolt, Ringlaager tuleb, eks ju, Käärikul, et see oli kõik välja müüdud juba ammu, siis Käärik on ammu välja müüdud ikkagi nagu jällegi, et aedas Eesti asja, Eesti eest tehti see võimalikud ja mingid inimesed lihtsalt liigutati sealt ära, et korvpallikondist saaks tulla laagrisse. Südant soojendab. Pärast Rally Estoniat siis täitsa kuidagi. Ja see 20, midagi seal, kui see Rally Estonia lõpetab ja meie alustame. Tuleb töine suvi, sa puhata ei saagi? Mul aega puhata küll, et siin tuleb võtta mingid päevi ja mingid nädalalõppe, aga veel kord, mul on nägu naerul hommiku tõustas, et ma ei peagi praegu puhkama. Aitäh sulle, Gert Kiili, oli tore korvpalliaasta ja me, nagu sa ütlesid, elame vägeval ajal, et see, mis tuleb august-september, et see ilmselt, ma usun, jääb nii mõnelegi Eesti spordisõbrale võib-olla üldse eluhetkeks üldse, et kes sinna kohale tulevad. Niisiis hakkame varsti pakkima ja aitäh sulle, Gert, veel kord, et sa tulid nii avatult kõikidest asjadest räägid ja ole sama muhe edasi. Aitäh! Betsafe spordipodcast läheb nüüd ka väikesele suvepuhkusele, me oleme tagasi augustis juba vahetult ennem seda, kui korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on algamas. Kes siin siis istumas on ja mis jutte rääkimas, näeme siis. Ilusat suve kõigile, puhake hästi, kohtumiseni!